Suur tänu, kes kohale tulite. Minu mõte oligi selles, et anda inimestele mõista, et elamine ja eriti sportimine on selles mõttes ohtlikud, kui ei ole õiget koostist kehas sees. Laupäeval oli siin jooksmaraton, lind oli kinni, kõik kes märkas. Ja mul üks sõbranna helistas, et kas sa kuulsid, et mingi kiirabibrigaadi elustaja võeti jooksvalt jälle, järjekordselt. See on nüüd vaadake Tartu maraton pool aastat tagasi. Tuleb välja, et igal maratonil on keegi meie selline inimene, võib-olla rohkem, siis läheb kohale, ette valmistamata, mõtleb, et hea õnne peale läheb jooksma, tegelikult tal on veresoonad kinni ja veri on paks ja kohtuvad siis tromb ja kitsas veresoon ja jälle ajurabandus, südamerabandus, inimene kummuli maas, sport lõpeb, kas siis sandina või kirsus enne. Ja kui ma vaatan praegust tippsporti, siis ma ausalt öelda, mul on aastus ja ma tunnen kaasa kõigile sportlastele, kes praegu sporti teevad. Ma räägin teile, et alati kui Sülje pH on 6,5, siis tuleb koju jääda. Ei tohi minna trenni. Mul on kogu aeg see. Kus ta ise? Ei ole võimalik. Kas seit ei ole või? No ma ei tea, ma ei ole näiteks pool aastat põletanud. Sest alati, kui raud on nagu oksüdeerub, siis ta rastatab. Et kui ma keha oksüdeerub, siis ta laguneb. Kui autol on silg katki, kuulavaid katki, allratas loksub ja kui me sõidame kiiresti, siis ta tuleb ruttu alt ära, me ei jõua ilmselt kaugele, kui me sõidame aeglaselt, siis jõuame ilmselt seita teenindusse. Siin inimese keha loksub, et peab olema 7,5, siis mingi kui tahate, et te teete ellu. Terveks selles mõttes, et ei lagunud ennast. Kui 7 on, siis on veel rahuldav, aga 6,5 on juba ohtlik. Aga vaata, kui sa trenni teed, siis ju tekib happe. Lõpuks mõdade siis ongi alla 7. Aga mõõda enne trenni? Huvitav on see, et mul üks tuttav vanamees on ta nii, sõit surmale võlgu. Temal on ligi 8. Ja mina ei saa kunagi 7 peale. Kuidas ta oli kõrge siis? Ma ei tea. Toitu või? Ei ole. Ma sunnin teda toitu, aga ta ei ole nagu ja ma ei tea. Lihtsalt on niimoodi. Vererõhk on talle hästi paigas. Inimesed teevad seda, et nad üldjuhul tarbivad happelist sööki ja joovad seda, mis on happeline. Ehk siis me hakkame rääkima veest. Vett on vaja milleks? Kirja panema, siis on transport. Võrd sõna küll, aga veega siis läheb toit. Toit läheb rakku ja jäägid tulevad välja. Kuni seda vett ei ole, inimene saab kõhu täis, ostab omale mahepoest igast asju, sööb see toidu lisandeid kallid, vitamiine ja mineraale. Kui vett ei ole, kuhu see kõik läheb? Enamus läheb otse veeta potti. Sest kui see verre ei jõua, siis ta ei jõua rakkudesse ka. Kui veri on paks, siis paks veri tavaliselt kleepub kokku, tekivad trombid ja need kokku kleepunud verelibed ei saa kanda hapnikku ega toitu. Ega anna, nad on riist väljas. Nii et kui siit iga verelible peaks võtma ühe hapnikumolekuli või siis nagu mingi toitaine ja viima kohale siis nagu rakkudesse, siis need tegelased siin on mängust väljas. Aga kõrval on samasugune tromb veel. Nad on siin kokku kleepunud ja nad ootavad vett. Kui vesi tuleb, siis nad saavad uuesti ruumi juurde, need pole ruumi juurdest. Ja kui nad põrkuvad kokku külgepidi ja siis nad nagu jäävad kokku, kui nad ei ole ruumi, kui laiali minna. Ja siis ongi selline selles mõttes, et lõpuks on inimestel
veri siis täis trombe, veresooned, mis on siis loodud, et nad on noh, ütleme nagu muidu laiemad. siin ujuvad siis on vereliblad meil, muude joonistamisel veidesse ka. Siin ühe koha peal on siis äkki on inimesel veel selline asi nagu kolesterool, margariin, igast asjad ja see, kui tromm satub siia, mis juhtub? Nägid seda? See oli sults jah. Aga kuule, aga räägin üks asja sellel suusatajatel. Jaak Mael oli 180 hemoglobiini sisalduseks. Väga palju. Hemoglobiin on korral, aga kui ta veri on vedel, siis ta ei või kuulda. Siis ei ole, siis on hästi palju need punased libresid, et noh, et hapnikku hästi palju viia. See on tema eelis. Jaa, see on eelis. See on teine asi, et see ei ole see paks, mis sa mõtled. Ei, noh, tal on neid palju lihtsalt. Jah, aga ei ole kokku kleepnud. Mitte trombi ei ole, jah. Nüüd tegelikult samad tegelased, kes siin on, professorid, suured haritud inimesed, aga ma eelmalt rääkisin, et haridus on selline asi, mida ma üldse poolda. Ühed harivad ennast saab targaks, aga arukaks ikka ei saa, aru ikka puudub. Ma hindan mitte neid, kes on ennast targaks tuupinud, eksamid ära teinud, vaid need, kes on arukad, kes saavad aru, mis toimub, oskavad vastavalt sellele käituda, muuta ennast, aega kaasa minna, see on arukas inimene. Tark inimene, näete, professor, vett oma pole õpetatud, läheb maratonile, sooned on sellised, veri on selline, hakkab pingutama ja kutu. See selleks, et me kuuleks pidevalt korvpallurid, just Kalle rääkis, jalgpallurid, pidevalt noored mehed kukud kokku. Alles oli siin uudis, et mais-aprillis, et Tallinnas koolis üks õpilane 17 sai ajurabanduse. Ta ju kokab. Ja ongi see, et mida see teha vaja on. On vaja juua vett, aga inimesed joovad kõike muud. Veel omadus. Järgmine asi, inimene läheb kooli, istub tunnis, vahib, õpetajad seletab, aga aru saa midagi. Mis on veel üks omadus, mida ei ole mitte ühelgi ainel? Vesi on meie mälupank, et kui ajus ei ole vett, siis teave ei talleta mitte kuskile. Ainuke, mis omab mälu, omab võimet midagi meelde jätta, on vesi. Mitte Coca-Cola, ega mitte õlu, ega mitte kohvi, ei talleta mitte midagi. Sest veel on mälu omadus. Mälu. Kui inimesel on veepuudus, järelikult mälu kehv. Ei ole kuskile talletada nii palju. Ja kui veel sooned on kinni, ateroskleroosid asjad inimestel, siis ei jõuagi nagu nii palju hapnikugi mällu ja tal on hapniku puuduses, ei olegi aega nagu midagi meelde jätta, et aju tegeleb ellu jäämisega. Küsimus, kuidas seda kontrollida, sul on need kleepunud lihtsalt? See on, et kui elavat verd saab anda. Meil ei ole seda, eks? On olemas pimeknaanmikroskoop, dark field mikroskoop, mida Eestis siis nagu võetakse ära arstide poolt. Ei tunnistata? Ei tunnistata, seda pole olemas, seda ei tohi olla. Kui see kellelgi on, siis nad tungivad sisse laboratooriumisse kabinetti ja võtavad seda ära. Sest elavat verd ei või uuridama peab surnud verd. Seal pole näha midagi. Seal on kõik kassi peal, seal ei liigu keegi, seal kõik ei jõud ära. Kui ma luubi alla seal, äkki hakkab keegi liigutama, kes need parasiidid. Inimene jäävad ära ussid, seened, pisikud, viirused, veri kubiseb kõigist enne. Siis arst peab mida tegema, hakkab inimest puhastama. Aga kui inimene ära puhastab inimese, mis saab, mida terveks? Aga kui näidata surnud verd, kõik pisikud surnud enne, kedagi ei ole enne. Puhastama ei pea kedagi, käib edasi, võtke tabletti. Kuni saksa seda, kuni maks vastu peab. Sellepärast tegelikult see dark field mikroskoop ehk pimeknaanmikroskoop maksab kuskil, uurisin 3 aastat tagasi, 3,5 eurot või dollarit. Ja mul üks treeningkaaslane, kui ma rääkisin talle, et saab elavat verd uurida. Inimene selle liberaali usku, nagu ta oli, et ETV usku ja teadususku. Hakkas siis uurima, helistas Tartu Ülikooli kliinikumi, kes teab seda? Ja rääkis siis peaparasitoloogia, mingi Tamme Mendri Kast, kes oli selle juhitud. Nüüd professorid üldse juhitud, need on nii maheelevust. Ja ütles sellele, et kuule, et ma ütlesin, üks sõber rääkis, et sõber, et minu endine treener, minu õpilane, rääkis siin mingist elavast verest, et uurib elavat verd ja näeb usse veres. Kuidas võimalik, ussid veres? Siis ta parasitoloog ütles, et elavat verd ta üldse uurida, ta hüübib ära. Ja veri on niivõrd puhas, steriilne, nagu räägid võrgiiri, et veres ei ole mitte kedagi.
ja see ongi see, et kui juba Tartu Ülikooli Kliinikumi peaparasitoloog, mitte mingi arst, mingi doktor, kes ei tea midagi parasitidest, parasitoloog ütleb, et veresele parasiite ja luubil on nad nähtavad, ütleb, et seda ei saa uurida, aga minu jaoks mikroskoope, kus saab elafeer uurida enne. See näitab seda, et Tartu Ülikooli Kliinikum on nii ajast maha jäänud, et sinna minna ma ei soovita mitte kellelegi. Sest seal elavad parasiit ei ole lihtsalt. See on Eesti parim haigla, Eesti parim haigla, saab terve. Nii et näete, et on parasiidid ja ka ajus on parasiidid muidu. Kui vett ei ole, siis on parasiidid võimutsevad, eritavad oma jääkaineid ehk teevad häda. Hapnikpuudus on ja siis lõpuks ongi see, et vesi on lahusti, mis lahustab siis ära mida soolasid. Ehk siis vees lahustab mürke, võtta selle ära. Äkki keegi hakkab meid jälgima, aga siin praegu ma ei ole küll näinud kedagi. Ja vees lahustab mürke ja neid mürke on siis meil kui palju. Ehk siis 80% mürkidest lahustub vees. Ja kui vett ei ole, mürgid ei lahustu. Siit pärast on, kus kohast on neerukivid, sapikivid ja mis kõik kivid on siin, kus tulevad. Et kallid mineraalid on meil soolade kujul. Ja kui meil ei ole vett, siis sool lahustub veega. Ja kuna inimene sööb erilist mürgist sööki, nagu siin praegu on, ei ole puhast toitugi. 1 miljon tonni aastas Eesti põldudele Vikerraadios ütleb. Glyfosaati ehk mürki. Ja kui ei ole nagu vett, siis ei ole ka midagi, mis ära uub. Lihtne näide elust selle. Et noh, inimene ütleb, et aga miks ta vett joob, et ta sööb puuvilju. Samad puuviljad on toortoitud milleks. Ma enne poolasin toortoitu ja noh, inimesed saab toortoitut sööma, kuna nad söövad esiteks GMO-d, teiseks koos glyfosaatidega üldse ei huvita, kas on orgaaniline või mitte, kas toord on ja vett ka ei joo üldse. Siis lõpuks ongi see, et kui inimene tarbib puuvilja, puuviljas on suhkur, mahlakas küll, aga see suhkur on välja viia, siis sama vesi veab suhkurt välja ja lahustab ka sealseid vitamiine ja mineraale, kasutatakse ära. Teda järgi jää nagu, järgi jää midagi, juurde panna ei saa teda. Et siis ongi see, et inimestel on veepuudus ja toortoitjatel on veri paks samamoodi. Paks veri tähendab seda, et kui kuskil on veel jäänud mingine margariini või kolesterolli lomb, inimestel on siis jälle oht kokku kukkuda. Transportmääru lausti, noh, lausti ongi siis nagu puhastus, ma hakkan ära kirja panema, aga siis jah, meil on nii palju omadusi ja kui vett ei ole, siis kui veepuudus on, mis tekib? Puudus on. Ja on kus kohast näha näost kortsud. Kortsud, kust tulevad? Võtke, tehke katse, et kui on kaktus, jätke ta kuskil akna peale seisma, päikse kätte suvel. Ja vaadake, ärge 3 kuud kastke, mis saab kaktusega. Kõrbe taim ta ära kuiva, aga kortsu läheb. Kortsu hakkab vett kaotama. Lihtne näide. Ja kui uuesti avada vett alla, siis läheb korts ära jälle. Inimesed, kes näevad välja nagu vanad, nad tõmbavad omale mingid puuted näkku, et tõmbaks oma kortsud välja. Paned iga päev seda puudrit. Sest noh, vett juurde ei toipa ju, keegi räägib. Coca-Cola ja korts ära ei võta ja Fanta ja kohvi tee ka ei võta. Longero ja õlu ammugi, siis tegelikult veepuudus ongi kortsu, et inimene kujub kokku ja läheb kortsu. Nii et veepuudusest tekib veel hapendumine. Kuna kõik, ma rääkisin, toit, tähendab söök, mida inimesed siis teevad, kulutades iga päev 1,5 tundi selleks, et oma toidust, alusest toidust, toitvast vitamiinide fermentirikust toidust, teha sööki, happelist ollust, kulutavad inimesed iga päev 1,5 tundi selleks oma kallist aega, mille võiks kulutada nagu enese arenguks või mingiks treenimiseks, endaga tegelemiseks, laste peale kulutada. Siis nemad hapendavad oma sööki ja hapendavad söögiga, siis tekib see asi, ma mõtlesin. Ja siin hakkab siis mis pihta? Kärbumine.
kui kellegi öeldakse, et maks on haige, neerud on haiged, kopsud haiged, see 12 sõrmik haige, siis tegelikult üldjuhul on see ummistus ja elund kärbub. Ega uut neeru ei ole muidu vaja, kui see enam ei tööta, kärbuma hakkab. Maks kärbub. Maksa siirdamisi, kui palju on neid siirdamisi, kui palju tegelikult inimesi ära kaob, noh, see on poliitika, kui palju neid lõikustel ära hävitatakse, siis järjekord on meeletu. Ja öeldakse, inimesed ennast päästa, aga tegelikult oli vaja elundeid. Sest lollust nagu inimese maks taastub 3 kuuga, 3 kuud ainult. Lõpetage mürkide söömine, hakkabki toituma, vett andma ja maks uuendab ennast 3 kuuga, nii see uus maks. Mingi siirdamist ei vaja. Kõik on nii ulme. Ja on kärbumine sellepärast, et kui keha on nappeline, siis hakkab keha ise lagundama elundeid, ära võtma sealt siis naatriumi, kaaliumi, magneesiumi, lihastest magneesiumiga rohkem ja kaltsiumi juurest hammastest. Kes peseb hommikul hambaid, õhtul peseb hambaid? Pesete? Hommikul õhtul? Harjaga? No, ma tunnen näite. Oletame, see on kare enne. Kui võtta mingi asi ja ma hakkan hõõruma kuskil midagi vastu ja niimoodi. Hõõruma kogu aeg. Kas ma hõõrun läbi maha lõpuks? Hõõrun, noh. Ja kui inimesed nüüd nühivad oma harja kogu aeg hambaid, mina nad teevad. Nad kulutavad emaier. Kas sa hambad on saanud tervemaks sellepärast, et inimesed harjavad neid? Tegelikult me ei pea hambaid harjama, me ei pea neid loputama. Sellepärast ongi meil hea hambapasta mikrobait. Ja mina pesen hambaid õhtul. Ma olen söönud, toitunud, ütleme kell 6, no vahel patustan 8 välja. Et 8 ma toitun, lähen magama mingi 12, ma püüan, hiljem ka näinud ja pesen hambad ära, loputan läbi nad, harjan ka vahest harva. Ja hommikul ärkan üles, ma hambaid ei harja enam. Milleks? Kas ma sõin öösel midagi või? Ma pesin hambad puhtalt, läksin magama. Ma öösel midagi närin, miks ma pean hommikul hambad pesema. Aga miks pesad inimesed hambad hommikul? Sest sees mädaneb kõik. Hommikul sa sööd, pärast sööd ma nagu pesan. Noh. Sa ei söö hommikul. Hommikul hakka sööma alles keskpäeval. Kas see kolmangi toitumine? Ütleme 10-6 või 8-8. Inimene, kes sööb siis niimoodi, et tal sööb läbi kõik, sees kõik mädaneb, kõduneb, sööb liha ja hammaste vahel kinni, see on hommikuks mädanema läinud, inimene ärkab üles, sihuke pahnutt on ruus, inimene peab hambi pesema. Ja kes ei söö liha, ei söö valku ja süsikud koos läbi segi, sellele ei tule maost seda mädahaisu välja. Ja sellele hamba vahel midagi mädane, see ei pea hommikul hambid pesema. Kõik on nii ära proovitud, ära tõestatud, et ma ei hakka rääkima sellest, mis toimub WC-st pärast on. Aga noh, sama hais, mis on suust, korrutage see kuuega sama hais on WC-st ka. Ühesõnaga, puhas toitumine ja ka vee joomine, et kõik nagu omastub, siis suu ei haise. Ehk siis nagu lihtne näide. Meil puudub väiksemgi kasiluskultuur, nagu rääkisin, et inimesed teevad asju, nad isegi mõtle, kõik teevad. Poed on täis hambapastasid, eri firmasid ja hambarsti juures on pikad järjekorras, kõigi hambad katki. Ja kõik pesevad hambaid. Keegi saab loomitas, et miks hambaid pesed? 3 kuud pole hambaid pestnud, kui jälle arsti juures on. Iga päev peseb. Vanasti vist ei pestud tõesti. Ei pestud, jah. Näriti ju seda puuoksi näriti ja saviga ka pesti. Ja kui sul näriti veel seda taruvaiku, see koostab hambaid. See on parim hambapooste vahend. Taruvaiku, puuvaiku ja. Kuule puutuhaga sõõlutakse, jah, kui see puu on põletatud ilma igasuguse noh, nagu ajaleht ei ole kasutusega midagi. Nii et nagu näete, isegi praegune hambaravitööstus on lihtsalt tööstus, mis siis on nagu konveier, toodab hambasante, kes siis nagu lasevad ennast puurid ja plommid. Mul on läinud katki siin 3 aastat või 3 hammast. Et need hambad, mis on kunagi hambarstide pealt ära etsitud, tulid plommid välja. Ma ei läinud uusi panema, sest ma olen kuulnud, et seal on elavhõbed sees ja seal on uraan sees. Suu panna oma elavhõbeda uraani plommi, oodata, et see kogu austada, tuleb küülde välja, inimene jääb saavalikult kogu aeg alla kuskile.
ja ma läin, mul lagunesid ära 3 hammast. No kõik muud hambad on terved ja ma soovitan, kui hammas on nagu katki. Kui teate, et teil palju ei ole, las ta laguneb ära, et hakake puhtalt toitu, ma loodan, et kasvab uus hammas. On kasvatatud. Eestimaal küll ei tea ühtegi inimest, aga noh, see ongi see, et mida rohkem inimene läheb loomulikkusesse, mida vähem kaob ära tal toitaineid, seda rohkem jääb tal alles. Sest meenutage põtra. Teate, sügisel viskab maha oma suured sarved, et järgmine aasta kasvatada 1 euro rohkem. Palju kaalub üks suure põrasarv, 8-aruline. Kaltsium. Kus põder võtab kaltsiumit iga aasta nii palju, et kasvatab uued sarved omale? Rohelisest. Kõik see rohelus. Kohvi joo, alkoholi joo, kuumtöölet sööki söö, sööb aluselist toitu, metsas on kõik mineraalirikas, põllu peal on kõik mineraalivaene. Põder põllu peal ei kipu kapsast närima, vaat näitelegi. Põder käib lükkab kapsa välja ümber peale, huvitad kapsast, pole mineraale. See on metsast sammalt, mets iga käib seal küll, jah. Nii et põder teab, kus on mineraalid, seal toitu põllu peale tema ei kipu kunagi. Nii et nagu me näeme, meil on võime olemas looduse poolt juba kasvatada oma uued hambad, aga meil lihtsalt on keha nii happeline, et me kaltsium haihtub ära lihtsalt ja üks on see ka, et me joome kõik happelist vett. Siis kraanivesi. Kraanivesi. Mis see siis teeb? Et ta on happeline, lühendan. Happeline, ta on kare. Kare ja ta on veel abaradikal. Happeline ma ütlesin siis, et viib välja siis, paneme miinusmärgi ette. Naatriumi viib välja. See neerudel hakkab. Kaalium viib välja. Süda jääb nõrgemaks. Noh, muudel on ka magneesium. Lihased jääb nõrgemaks ja siis kaltsium. Luud ja liigesed. Ja siis ongi see, et sportlased on happelised, jooksevad. Koormused on suured. Luud jäävad ühe hõredamaks, liigesed ühe nõrgemaks. Ja lõpuks on mingi äkiline liigutus, mingi äkiline pööre ja kuskilt on suur pinge ja käib kõks katki. Lonkavad. Üldse on nagu üks film, ma leidsin YouTube'ist, kus siis Eestimaa filmi ei mänginud. Ma olin, kus ma olin? Olin Venemaal vist. Leidsin selle filmi, hakkasin vaatama ja pooleli. Tulin Eestisse ja läksin lõpuni vaadata ja näitab, et selles riigis on selle filmi edastamine keelatud. Rääkis spordiohtlikkusest. Film rääkis spordisantide tööstusest läbi spordi. Kuidas sport toodab sante. Kõik need kulturistid, kõik need jooksjad, kõik need hüppajad, kõik sporti teevad. Seal happelise söögi peal ja jooksjad valesti. Ühesõnaga enamus sportlasi lõpetab siis lombakatena proteesidega või siis nagu mingi traumaga. Ja see ongi siis see, et nad joovad ka kappelist vett. See vesi on happeline. Kõik pudeli veel, mis inimesed poest ostavad, maksavad. Palju maksab? Maksavad siis pudeli vees veel raha ka. 80 senti, 60 senti, palju maksab pudeli vesi? Pisitad pool liitrina. Et ühesõnaga nad maksavad palju rohkem selle eest, kui maksab rollipakikene. Ostavad seda vett, kus on sees veel pool vesi siis. Siin on veel sees PFA. Bisfenool A. Siis mürkaine, mis siis läheb vette plastikust. Pluss mõlemas on seis veel. Ma vahetsin kätt, ma ajakas hästi tööle. Kummas käes peab olema vastakas, käärid, nuga, pliiats. Tead seda? Lähimas käes. Kummas kätt teab, selles on. Ma olen parema ka niimoodi. On säilitsained. Seda
rääkis ise seal huvitav saates Vikerraadios, et plastikpudelist ei absoluutselt soovitisi. Kuigi osa nagu toiduplastmast ikkagi ei soovita. Ikka jah? Täiesti välistatud. Sealt tuleb veel dioksiine, bisfenoolid, see kindlasti on veel midagi asja, mida kas pole uurinud või keegi pole uurinud või lihtsalt maha äkitud. Aga jah, plasthaara on selles mõttes kõige kahjulikum. Nii et kõik see on siin nagu olemas ja happeline on siin ka, mürgid ka veel. See säilitusained on ka tegelikult ju kemikaalid. Ega ei ole ju mingit looduslikku säilitusained. Ja panda sibelga koortega kolm ööbert panda pudelisse. Et ta vetikatesse kaitegi, kaitseb vesikutest. Vetikad on ju, ei ole vesikud, teavitage neid. Järgmine on kare. Inimene joob vett ja kui meie rakul on ala, osmoosi ala, siis loomulik vesi on pehme. Ta mahub siia sisse, raku sisse, näete. Aga kui inimene joob karedat vett, sellist suurt vett, mis siis nagu sellest, ma teen ühe raku veel siia. Tal on siis suu oma selline, sisse mahu, topikrastaat. No sisse. Raktab juur, näeb, vett on, aga suu ei mahu. Ma olen rääkinud, et kui ma teen katse, et inimene tuleb tuppa, lepin kokku, et ta 3 päeva on toas, sööme tal käed kinni, annab talle süüa, toome talle arbuuse, toome talle pirne suuri, toome mandariine, saame käed kinni, ütleme head isu, sul süüa on, et toitu 3 päeva. Närige. Suu ei mahus käsi, ehk siis sööge. Kui palju kulub aega, et inimene surub nurka selle õuna, hakkab siis kuskilt tulema, saaks see tüki küljest ära mustada. Ehk siis karevesi on sama asi, et rakku ei omasta, selleks seega juba suus ja maos tuleb teave, et see vesi pole see, mahu hakkab seal vett seedima, hakkab lammutama. Ja mis siis kulub siia? Energia. Inimestel on energiat nii palju, et nad hea meelega kulutavad selle veel vee seedimise peale, sest teil on nii palju üle. Kellegil ei ole väsimus, kõik on reipad, kõik on ööpäeva otsa magamata olla, järg päev teevad tööd meelega, rõõmuga veel. Ja ühesõnaga inimestel nii palju energiat, et nad on hea meelega kulutavad selle vee seedimise peale. Samas kui minna allika peale, loomulik vesi on pehme ja siis korallivesi on pehme. Ja siis läheb otsa, hakkab imenduma juba suus, imendub juba maos ja imendub iga pool, kus ta kokku puutub siis meie seespildise keskkonnaga. Nii et näete 2 asja juba, mis on juba halvad ja 3. on siis see, et avaradikaal. Ehk siis on veel laeng. Laeng ja energia on 2 eri asja nüüd. Et nad on samas mõttes on nagu mõista sama, aga laeng on nagu autoaku, süüdeta vaja, aga energia on nagu autobensiin. Siis nagu hakkab toitma seda autot. Et kui vesi on vabaradikaalne, me oleme mõõtnud seda, mõõdetakse millivoltides. Millivoltides mõõdame. Ja kui see laeng on positiivne, on tegemist vabaradikaaliga, kõik söögid on üldjuhul, ongi kõik on oma laengu ära kaotanud, see on ära lendunud, pluss laenguga ja inimene sööb sisse vabaradikaale. Kuna meie tööstus, põllumajandus, saavutused on niivõrd võimsad, et me oleme oma loomuliku õhu teinud antioksüdandist, ehk siis negatiivse laenguga õhust oleme teinud positiivse laengu õhu. Õhk on meil juba vabaradikaalne. Ja nüüd joome vett ka, mis on vabaradikaalne. Me kaotame iga sammul oma raku energiat. Tahame siis, et meil oleks veel 55-75 aastased kumm täis. Kogu aeg läheb õhku välja. Ongi inimesel kumm tühi, pool tühi. Kuidagi veerub veel, aga suurt kiirust enam üles võtta, sest tühi kummiga eriti kiiresti ei sõida. Nii et tegelikult oluline on siis õhku me ei saa muuta, me minna mägedesse. Kõrgmästikes on õhk loomulik, seal inimesed teevad kaua. Õhk ei lae veelt laengut maha. Kui õhk on plussmärgiga, siis plussmärk laeb miinusmärki maha. Ja meil siin see õhk laeb maha allikaveed. Nagu vesi maapinale tuleb, nii te kohe maha aetud, kui ta ei ole maha aetud juba seal vee all. Et me hingame nii sisse õhku, mis on täis vabaradikaale. Et inimesed keedavad,
ära oma söögi, kulutavad jälle iga päev 1,5 tunni selleks, et muuta oma toit siis nagu vabaradikaalseks happeliseks söögiks, et saada sealt juurde vabaradikaale, et kaotada energiat. ja nüüd nad joovad vett ka veel, allikami asemel. Nad siis joovad pudeli kraanivett ja paljud muidugi on beta saanud, joovad oma allikavett, kahjuvett, kõrval on mürgipõllud, mis on täis siis glüfosaate, 1 miljon tonni aastas läheb Eesti põllule, nagu Aaro ütles. ja selle pritsitakse iga kuu ühe korra. ja huvitav, kui on ühe korra pritsis, miks sa siis nagu uuesti peab pritsima? seepärast, et tuleb vihma ja see vihm uhub selle mürgi kõik siis põhjale kihti, põllult välja, kuu pärast ei ole, pannakse uus mürgikiht peale. ja ma olen näinud, et järgmine aasta pannakse peale ristnikud näiteks, et põld seoks lämmastikku, kasvab ristnik, järelikult enam see umbruuma mürki mõju on ära haitunud, kuud haitus. kuna ta ei aura, siis ta ainult selle põhja, kuude voole kindlasti kaevudesse. et inimesed saavad siis omale kahjuvett, mis on täis mürke ja kõik mürgid hapendavad. see mürk on juba vee ära hapendanud, nad ei saa enam alusest vett ja mürgid on kõik vabaradikaalid. ja see vesi on nii või naa elutu, happeline ja pluss mürgine veel. nii et ettevaatust oma kahjuveega, enne kui seda pole kontrollinud, siis kahjuvett ka peaks vaatama, mida juua. ja kui ma puudutan seda ristikut nüüd, siis see ristik sööb lämmastikku. inimene võit muldab rikkalikumaks, saab rohkem väetist. ma mõtlen, põder ei söö sealt midagi, lämmastikku saab. üks mineraal ainult, aga muud mineraalid, mis põlluvad ära aitavad, neid ei olegi. ja siis ongi põhirõhk on siis nagu 3-4 mineraali peal. ei saagi kunagi oma elurit taastada, sest elundid vajavad mineraale, et taastuda. et veest tuleb vaid varandiga H2O, vee moodi vedelikku. see ei ole enam vesi, see on, valem on sama, aga kõik muud vabadused on teised. ja seepärast ma seda vett juua soovita. kui me räägime nüüd niimoodi, et noh, lõpeta ära, et sa oled nii äärmuslik, ma ütlen, ma olen nii loomulik. äärmuslikud on need, kes ennast hävitavad. loodus ennast kunagi ei hävita, üks loom ei hävita ennast. meie põhiline eesmärk siin elus on elluelamine. loodus toimib elluelamise nimel. inimkond on selle minetanud, inimesel on raha peamine. mood ja siin mingid kuskil läbimine, sõprade arvamus. et inimesed tegelikult ei ela enam ellujäämise nimel ja nemad siis nimetavad neid, kes on soovid ellu jääda äärmuslikeks. ja kui ma ütlen, et aga olgu, kas teil auto on? ilus uhke auto sõidab siin BMW. kui ma ütlen mehele, et kuule, et mul on mingit õli siin, pane mootorisse. inimene ütle vastu, et suur tänu, küsib, mis õli see on. ma ütlen, et transmissiooni õli, käi kusti käib. pane mootorisse. ei, see pole see õli üldse onju. diiselauto, ma ütlen, pane bensiinimootori õli diiselisse. ei saa, siin on ju eriõli ju täpselt onju. mootorist nad hoolitsevad, teevad vahet õlidel, ühte õli ei joo, ei pane sisse, see ei sobi sinna. ei pane õli sinna, kus pole tema koht. käiguhästi õli pane silla sisse, siis silla õli pane mootorist ja mootoriõli pane käiguhästi. kõik teavad, kõik on nagu, õli on erinev, eri koostisega, eri paksusega. aga teisine erinev on, see on mustmaa. ja kui sa enda automootorisse panna, aga enda mootorisse paned suvalist vett, suvalist õli, siis selle inimene aru saab. loogika on kinni. nii et nagu aru saada oli, siis tegelikult inimestel enda peale mõtlemine on puudulik. jällegi sama see teadus, nagu ma ütlesin eelmine kord. et kõik selleks, et inimene ei panustaks endasse, et ta õpiks asju, mis ei puuduta siis ei tervislikkust ega ellujäämist. nii et inimene sellepärast ei teagi, millest tervis hakkab. tervis hakkab pihta siis õigest õhust, õigest hingamisest, õigest veest, liikumisest. ja veel oli üks ülesanne õigus, et lümf, et siis, et vesi on nagu see, mis aitab kanalisatsiooni toimida. et mul on Koplis olnud üürikorterid ja noh, Kopli elanikud on nii nagu on, et inimestel on vee kokkuhoid või on veepaak katki läinud. ja nad käisid siis WC-s ja siis kallasid ämbriga sinna sirtsu vett, sirts.
palju vette läheks. aga teda ei jõuta mitte kanalisatsiooni, vaid jääbki torusse. järgmine kord ta inimene metsa kallab ära sirts, jälle läheb see kõik torusse sinna seisma. noh, toru alle on hästi väikene, olgu ma pean joonistama. kui siin on see vetepott selline, siis siit läheb toru ja siit läheb kalle ja see kalle on väikene. ja kui inimene nüüd kallab ja ta läheb siia ette kõik niimoodi, järgmine kord jääb jälle siia ette, jälle vett, siis ta ummistab ära selle kanalisatsiooni. ehk kui palju vett ei ole, siis ta ei jõua selle kohani, kus tuleb suur langus, et ta siia alla läheks. seal ta ei ummista enam. inimestel on tihti ummistus. kutsuvad kohale. Raivo toru umbes. küsin millest? no ei tea, kutsu turumees, too trossu. kordile käid puhastamas, olen kutsunud turumehi ja ütleb, kuule, kas te vett allate võtt ikka või? oleme küll, kui palju? no paneme seda natukene. ühesõnaga inimesed võivad vett kokku ja kui vett ei ole, siis isegi ei tööta kanalisatsioon. lümf ka ei tööta, ei toimi lümf. selleks, et lümf toimima hakkaks, on vaja palju vett. ja kui inimene on laisk, ta ei liiguta ka, siis lümf niigi ei liigu, sest liikuma paneb ta lihas. kui lihas ei liiguta, siis lümf ei liigu ja kui lümf on täis mitte vett, aga pistelli, siis järelikult peab seda pumpama palju rohkem ringi. kui ta on vedel, siis ta voolab hästi, kui siia kallata mingid kliistrid, tapeediliimi, siis tapeediliimiga alla lasta kõik välja heited on ka nagu raskem, sest ta ise ei voola juba, ta jääb siia nagu kallerdub ära. teda peab vett küvet peale kaldama, et ta voolama hakkaks. inimesed söövad veel igast lima, piima tarbivad, kartulit tarbivad teravilja, see kõik on lima. inimestel on pidevalt nohu, nina on umbes, norskavad, köhivad ja lühv ongi see, mis välja toob kõik. tuleb ülevalt välja selle kõik nohu, on valge voolus, tuleb alt välja kõik. ja kui see kõik on nagu veel veepuuduses ja limane, siis tegelikult lühv ei voola ja inimene on kogu haige. nii et teil on veel suur selline ülesanne, nüüd ma räägin asja, mida pole kuulnud, sest tegelikult meil on nüüd olemas asi, mis on nimi mood, teate mood jah? mood. kui inimene on moodne, siis ta on maha jäänud, siis on näpuga näitavad, vaata, oleks maha jäänud. inimene kardab, et näpp on ema poole suunatud siis, et mis sa oled, ma ei olegi moodne ka. ja vaata, sa oled teist uurinud sinna. ja ma puudutan naisi, mehi natukene. et vanade vedade järgi oli meestel suur habe, teate. suur habe oli, siis on antennid. kandsid habet mehed kõik. ja oli pikad juuksed ka inimestel. kui mees oli juba selline, ütleme, mitte poisika, siis ta oli alati habemega, siis ta oli palju teadmisi, ta ammutas, ta oli. inimesed on siis olemas võime saada universumi siit teabeväljast teavet. teavet ja siin on kõik olemas. inimene siis mõtleb ja see on kõik kirjamatud, tal peab olema ligipääs siia, teada. kui tal on habe ja juuksed, siis ta tegelikult antennid võimaldasid tal paremini aru saada. ja kui inimene puhas on, siis ta kõik hingest tuleb energia, läheb aju, ajus peab finaal üles ja püüab kinni, tuleb tagasi alla kõik. ja kui siit vahepeal kinni panna lürkidega, hing enam ajule energiat enam, siis see kanal läheb kinni. ma rääkisin teine kord. üks pits alkoholi ja 6 kuud on kinni kanal. inimene joob iga laupäev ühe õlle või alkoholi, tabib on kanal kinni, tabib ta nii kinni, et kanal on ta kinni siin aastaid. inimene ei teagi midagi. aga see pole kõik. ma rääkisin moest sellepärast, et kes siit karvu hoiab? Vilus olema. käe üles tõstab, siis peab vaatama, kui karvu näeb. aja ära, mood nõuab. aga mis siin karvad on? loorus ei ole neid karvu pannud selleks, et neid ära jääda. loorus on sellepärast pandud, et nad on antennid, nemad käivitavad lümfisid. hästi on rinnavähk, miks? lümf on kinni. piima joovad, sest õõlest, sest piima on kaltsiumit. kõik joovad piima, kõigi luud lagunevad, hambad lagunevad. huvitav, et kui poole täis piima, piimatooteid, juustu, kookesi, miks inimestel hambad katki on? jooge veel rohkem piima. suurendage piimatoodet tarbimist 3 korda, hambad jäävad terveks. olgu 6 korda suurendage, jääb terveks hambad. 7 korda, 12 korda jooge rohkem piima. hambad jäävad terveks. jää ju. aga miks piima juua? rohkem lima saaks. rohkem haige, rohkem köha, rohkem rohu, rohkem saaks võtta tabletti, arsti juurde minna, omistada ära polikliinikud, sest nagu nii on ju järjekord suureneb 2 korda, hakkab 6 kuud. ühesõnaga
et siis naistel on, kui nad söövad igast jama, siis haiseb. Seal saad aru, et see karv nagu võtab haise külge, siis on vaja ära öelda. Mina ütlen, et mitte ei ole vaja karvu ära öelda. On vaja süüa, vähem jama süüa, et higi haiseks. Kui seisab hädana midagi, kui suust ei haise, siis ei haise higi ka. Karvu ei pea ajama, sest karvad on anteenid, mis käivitavad lümfisüsteemi. Et see karv annab laengu sellele lümfile, lümf hakkab tuksuma, hakkab liikuma koos lihasega. Kui liigutan lihast, siis see karv käivitab lümfi. Ja kui on piisavalt vett, siis hakkab konditsioon liikuma, hakkab lümf puhastama. Tõmbame välja kõike selle lima, mida inimene sisse sööb. Kartulit ka ei soovita süüa. Kartul on üldse üks koos teraviljaga üks hullemaid sööke. Hullem kui liha. Aga toorena? Kartul kõlvab ainult koos koorega, aga võib-olla hästi harva. Aga kartulitärklis on omastamatu. Kartulitärklis on selline tärklis, mis ei laustu, kuna meil puudub ensüüm, puudub ferment, mis seda laustub. Nii et ta kleebib kinni 12 sõrmiku seinad kliistriga. Peensuure seinad kleebib kinni kliistriga. Sealt toitainid enam ei omastu. Ja kõik, mis läbi käib, et läheb parasiitidele või läheb eetesse. Omastub midagi. Kuid ma olen rääkinud, et inimesed tassivad kottidega oma toitu koju. Keedavad selle iga päev söögiks, kulutavad iga päev 1,5 tunni selleks, et hakkida, keeta, oodata millal jahtub, pärast potte panna pesta, puhtalt rasvast. Ja tegelikult inimene omastab sellest kõigest, mis ta siis kogu tassib. Ja vahepeal see raisku, ainult 15%, see on minu hinnang. Aga ma arvan, et see on tõene. Üle 85% käib tast läbi lihtsalt. Inimene kulutab jällegi energiat, ta on seal nii palju. Et selle kõike läbi lasta endast ja siis omastab hästi väikse osa ainult. Kus selle mõte on? Ja muidugi, nagu ma enne rääkisin, et kui vanasti jällegi ma välirattaid elas inimene, ütleme, veedade ajal aastat, siis praegu elab ta palju. Ütleme, nii 12 korda elab vähem. Kuu kulub 12 korda rohkem peal üle jõudu. Miks me elame 12 korda vähem, kui elasid inimesed veel 7 aastast, 6 aastast? Ongi see kõik, vabad radikaalid, hapendumine, toitaine puudus, söök on tühi ja vesi kare. Stress. See ka, jah. Stress on ka tegelikult ju, tekib ju ka, ajus on ka hapniku puudus, tekib ka ju, jah, nagu see paanika olukord, kus parasiidid, kes eritavad värinurke ja B-vitamiini puudus, kuna kõik keedab ära, B-vitamiin on eeslaustuv, temperatuur 42 kraadi, hävitab ära B-vitamiini ja C-vitamiini ka raudselt. Muud vitamiinid hävivad natuke kõrgemalt temperatuuri, nii et inimesel ei ole B-vitamiini ja ongi stress, masendus. Et nagu näeme, siis kõik see veejoomist-kultuur, rääkimata söömiskultuurist on see, mis meid hävitab. Mida teha siis? On vaja alustada siis veejoomist harjuda ära, et meie iga rakk vajab iga päev vähemalt 30 kuni 40 milliliitrit vett 1 kilo kohta. Et üldse saaks ainevahetus toimida. Kui seda ei ole, siis ja kuskile viimata toitained, kuskile viiakse vähem hapnikku, kuskilt laustab sool vähem, tekib mõni kivikene hakkab tekkima, kuskilt ei viida jääke välja, lühve voola, sama on ka kubemekarvade kohta. Öelge naist, kes ei hea karvu kubemest, enamus ajad. Ja sealt on emakavähid jälle, lühve puhastu, kõik läheb kinni. Ehk siis tupa kaudu peaks tulema välja alumine mustus kõik ülemine siis nina kaudu ja suu kaudu ja kui sealt jällegi inimene vett ju ei liigu ja karvu pole, just kumme karvu pole, siis ei käivitu lümf, kõik on kinni, müoomid, süstid, emakas välja, käib ring inimene, aga naine enam pole. Kus see karvade teooria nagu pärineb, et see käivitab lümfi? Veedade ajalugu. Ma olen hästi süvitsi uurid vanade veedade tarkusi ja seal on nii palju asju, et võtta peast kinni ahveta. Ja ma olen täitsa kindel, et see, mis nad räägivad, see kõik on joogiline kõik. Nii et
noh, meestel on kergem, aga ma soovitan naistele ka, et mitte panna rõhku moele ennast hävitada, vaid ikka mõelda selle peale, et olgu, ma saan aru, et te teete trenni palju, te ei kasuta deodorante, mürke, šampoone ei pane vähe mürgiseid, ei pane omale mürgiseid puudreid, küünalakke ei pane mürgist šampooni sisse, te teete nii palju mürke poole, et noh, see vesi, mis te joote, saab välja viia kõik, kui naine veel kasutab kõike mürgist, mürgikiimetööstust, surmakosmeetikat, ütleme, hävitab kosmeetikat kõike. Kõik kodukeemia mürgine kõik. Teaduslikud andmed on, et sünteetsed päiksekaitsekreemid tekitavadki nahavähki. Sest et muidu nahk muudab seal mingi mehhanism, mis muudab selle footonid nagu mikrosekundi jooksul soojuseks. 99%, 1% läheb need läbi või 0,5%. Aga kui panda see kreem sinna peale, siis see mehhanism võetakse ära ja kõik footonid hakkavad tekitama vaburadikaale, mis siis rikuvad rakumembraane ja tekivad vähirakud lihtsalt. Alles veel mingi 1915, 25 oli ju moodne elenahk oli aadlikul ja pruunnahk oli siis sellel põllumehe töölisel varjal, ütleme. Ja ma räägin endast, mul oli eleda nahaga, alati ma põlesin ära. Hästi kätte läksin, põlesin ära. Ja nüüd, kui ma olen kuulnud, et inimene hakkab tarnima puhast toitu, tal kõik toimib, tal on nahk hakkab tootma kollageeni viisavalt. Ma olen Eestimaal olen kõrvata päikse käest nagu palju üle kehaga. Ei põle ära, ma olen pruuniks isegi. Pärast puhtale toidu üleminekut. Kadus ära nahapõletus. Ta on ka soovitud siiski järk-järgult, aga päikse käest pole võimalik. No jah, mitte kohe ma ei läinud jah. Ma hakkasin, aga mul enesel ei olnud. Ma lihtsalt päike küll ei hakanud, ma võisin seal ennast harjutada selle päiksega, ikka ma põlesin ära. Teine asi, mida inimesed ei tea, et on päikseprillid. See peab pimedaks. Jaa, ma tahtsingi rääkida sellest ka. Järgmine asi on see, et meil on ju andurid on silmad, kes vaatavad, kui ere on päike ja andurite kaudu. Ma tegin saate ka sellest, vaadake, YouTube'is on mul üleval, et andur annab teada, et päike on ere. Et siis nagu nahk hakkab tootma seda Melatoniini. Ei. Melaniini. Hakkab tootma ja siis keha teab, et päike on ere, hakkab ennast kaitsma. Ja inimene paneb prillid ette, võtab ära silma, ütleb, et päikest pole peaaegu ollagi. Inimene läheb päikse kätte ja nahk on kaitsetu. Ja saab kohe ultraviolettkiirguse ja see tungib läbi, põletab ära kõik, sest kaitsehäiret ei olnud. Prillid ees, jällegi, mis mood. Vaadake, kui šikk mees enne. Nägu on kortsus, et ju silma alla kotid ja siis paneb omale paksu pahtekihi näkku ja paneb prillid ette, et vaadake, pole näha, et inimene näost ära on. Kahvatu on, pool surnud juba. Ära peitnud ennast ja tabak ennast ära, käibki ja teeb lõpu peale endale. See ongi ka inimeste närvisüsteemist, nad nagu varjavad ennast päikseprillide taha, siis tunnevad nagu paremini. Just, see on mingi, ma ütlen, et see on mingi alaväärsus, mis siis nagu näitab, et kui moodne prill ees, siis teeb inimese palju tugevamaks või edukamaks või selliseks. No, see kõik on selles mõttes, et alaväärsus. Vanast olid muurad kivisöö kaevandus, keda hoitigi maa all, nad ei pimedaks lõpuks. Nad olid pidevalt seal pimedas ja hämars. Kui oli Boliivias või Tšiilis oli 2 aastat tagasi olid mingi kaevurid jäid kuskil alla Tšiilis vist. 700 meetri kõrgusel oli lõksu ja olid seal mingi 3 nädalat vist. Lõpuks toodi need välja mingi ükshaaval toodi mingi suure puuriga tehti seal šahti ja tõmmati välja ükshaaval. Kõigile ainult täiesti võidud prillid ette, sest kuna seal tulid valguse kätte, et nad nagu ei saaks päikesešokki. Siin peab päikse karjuma. Jaa, seal tekib see fotofoobia, valguse kartus. Ja jällegi vanasti ma mäletan, kui ma omal oli, käisin ringi niimoodi, et päike paisis silma, mul oli silma jooksul ette, et autoroolis ei tegevuse seisma, midagi näe. Praegu ma isegi Eesti päike alla, paistab silma, ma isegi silmi paista panen alla. Päike paistab silma, silm ette jookse, silm on nii harjunud päiksega. No mina otse päikse käest ikkagi kaitsen silma nokaga või kübaraga, aga nad peegelduvad valgust ja mingil juhul peegelduvad ära võtta. Aga kui inimene loobub päikseprillidest, siis ta tegelikult hakkab aru saama, et tal silm harjub päiksega ja päikseprillid pole üldse vajagi. Vähemalt kui lund ei ole maas või kui veepind ei peegelda. Just. Eesti maa peal seal asja pole vaja, kui lähete merele või lähete mägedest loome peale, siis on teine asi. Seal ta kõik võimendub nagu. Nii et veest oli minu arust palju räägitud, et on küsimusi midagi. Kuidas jalakarvadega on? Tead ma pole uurida, aga kindlasti ma teen ka mingi oma eesmärk. Et neil ei ole midagi üle pandud. Inimestel ei ole midagi
üle poogitud külge, et noh, et tuleb ära lõigata midagi. nagu mandlid on, võtame ära, no sapipõhis on inimesed ära võetud, et sul ei tööta, võtame ära. et siis nagu pimesool, võtame ära pimesoole ka, et kogu juppe võetakse vähemaks, paneks juurde midagi. kui kont nõrk on, paneme raudplaadi sisse. inimesed nagu Frankensteinid, küborgid, tehakse valmis mingi raudrobot ja noh, käib küll. tahab vette ka sisse veel. ja siis ma tahtsin rääkida, et nüüd ma hakkan tegema trenni. et trend on, mida teeb, me hakkame rassima meenutada. ma tahan ära rääkida, et inimesed kõnnivad valesti, kulutavad ära oma tossud isegi, libisevad jää peal. ja tegelikult vanade vedade aeg käidi niimoodi, et nad jää peal ei libisenud, kuna nad ei tõuganud ennast maast lahti. Nad kasutasid oma keha niimoodi, et kui nad astuvad, siis puus lükkab jala ette. et inimene ei pea tõukama. oled Sovtšikul kõnd. no praegu me lihtsalt ei käi, aga nad käisid niimoodi, et see välja paistnud, et inimene kõnnib niimoodi, et on see keha ise tõukab, puust tõukab jala ette ise ja inimene ei kulutanud põlvi, ei teki sinna survet. inimesed jooksevad nüüd ka kõik üle kandade, siis tehti pehmed tossud, mugav joosta. joostke, tõugake suure lammuga, maanduge kanna peale, aga see nurk, põllenurk ei ole ette nähtud siia kodust saama, sest see lõhubki liigeseid. lapsed jooksevad kõik päkkade peal. aga suured sporditreenerid, õppinud, teadurid, ülikoolist käinud, teavad, et peab jooksma üle kanna. lapsed jooksevad valesti. loomulik jooks ei kõlba, nüüd on meil elu edasi läinud, on vaja hakata jooksma teaduslikult üle kanna. selleks on tehtud pehmed jalatsid, et inimesed oleks hea maanduda kanna peale. ja pooled jooksjad saavad omale liigeshädad. lõpetavad ära jooksu ja kargud ootavad või ootab ratastool, ootab proteesid ja hakkad meenutama siis oma noorusaega, kui nad kunagi jooksid. enam jooksu ei saa. ma proovisin uutmoodi hakata jooksma, küll raske on alguses. jah, meil on ju lihased lähevad kinni, hääled. seadistused peas. mismoodi on uutmoodi? ettepoole kaldus ja päka peal jooksed. et üle kannaga jooksed päka peal. et siis see päkk summutab, et sul on see põlvenurk ei ole vale, et siis ei tapa seda põlve. ja keha natuke ettepoole kaldub. seesama film, mis ma rääkisin, et Eestimaane mängi, et tuli siia, siis on keelatud. seal öeldi, et kuskil, kas oli MM-il või olümpial oli mingi jooksja, tuli Mehhikost. tuli kohale mingi papi, oli ka vist juba, ütleme, peaaegu vanem teistest. võib-olla mingi 57 võib-olla. olümpial nii vanasti ei. jooksis ka seal, jooksis maratoni ja sai päris hea tulemuse. noh, ta kuskil esi-50 hulka sai võib-olla. palju jälle jooksis. kui vaatasid, mis palju jälle papi jookseb? Eestis on 10 võistleja, üks Ausenberg või mis ta nimi oli. ja tal on vanaema treening ja tema jookseb, isegi võistles paljajalu veel. ta on ligi 8000 teinud, 10 võist noor mees, eks. ja ükskord hüppas kõrgust ja nagu ei klapi naanikutega, hüppaski paljajalu. ta treenib kogu aeg paljajalu. et sellest võib tulla sellest, võib hea mees tulla. ta jookseb normaalselt. noor mees või? noor mees, ma ütlen, ta on mingi 17-18. jääb terveks vähemalt. ma räägin kohe sellest jooksmisest ka veel, et meil tuleb üks paljale jooksu nagu selline, ütleme nagu aeg, et me hakkame nagu tegema sellist nagu trenni paljale jooksuga. see on minu ettepanek. et Telegrammi ilmselt tahab käivitada selle paljajalu jooksmise sarja. palus, et ma ka hakkas vedama seda, mis sügisel meil on. inimesed tulevadki metsa, võtavad paljajalu ja jooksevad, noh. keegi jookseb võidu, aga inimesed jooksevad, kes jookseb ringi, kes 2, kes jookseb pool ringi, keerab otsa ringi, läheb kohe tagasi. rannas oleks seda kõige parem alustada. et pole käbisid. mööda randa joosta. käbisid üle, jah, võib-olla küll. hea mõte, jah. aga see indiaani kand on hoopis nagu täist alla kastud. teist alla? tõstad jalga, kõigepealt tuleb jalga kõrgemale tõsta ja siis langetad niimoodi, noh, pehmelt täist alla. no siis ta ka ei murra põlve. jah, teistmoodi. aga jalga, see on põhiline, et tõstad jalga. aga mind huvitab see, et mind huvitab nagu veedade kultuur, sest veedad olid kõige esimene kultuur siin maa peal. pärast tulid juba kõik indiaanlased, see oli hindud, hiinlased, kõik tuli pärast seda. et see kõige algelisem, see, mis siia maa peale toodi nagu kõik need tarkused, teadmised, nende kombed, need on kõik ära hävitatud ja on ürikud järgi ja Venemaal on nagu väga head väärtegijad, kes blogid seda arutasid kõiki neid ürikute teadmisi. ja kuulama hakkas. Need rollid nagu öelda. ja
kes nagu pommitavad neile risti vastupidist teavet. see on nii palju ja kuulama hakkad, mõtled, et noh, tegime äratundmine ja proovima hakkad, toimibki, täpselt toimibki. et ma olen enda peal nii palju katsetanud ja ma sellepärast tean, et vanade veerade teadmised on väärt seda, et neid tõesti hakata nagu ellu rakendama ja kui neid seda teha, siis saamegi elada tegelikult, noh, õhk on vale meil, õhku me saame muuta. aga me saame nagu muuta väga palju elus ja tegelikult meil on päevapäevast seadistus, et inimene on siin 77, et noh, mis sa enam tahad, peabki juba protees olema, juba ronkama, küür seljas olema. ja noh, et tablette võtma tehtud peoga, et siin nagu varsti kirst ka juba ka lahti, ootab juba. tegelikult oli see poisikest viga, sest 77 sünnitati, noh 70 vanasti sünnitati lapsi, 80 sünnitati lapsi. oli selline parim iga naistele lapsi sünnitada. meil on sellest 20 hea iga naisele, et noh, naine on noor, rikkumata, pole umbes veel. ja seal oli 80. ja siis öeldi, et mehed, kes olid 100-aastased, tõid metsast palke välja õla peale. üksinda või noh, meeskonnaga, aga palgid õla peale tõid välja, kujutage, et 100-aastased papid tuleb palke välja. noored mehed olid. nii et no meil on väga räigelt pedetud kogu selle söögiga, veega, kogu moega on meid alla lastud. no kogu selle vananemise ideoloogiaga ja praktikaga. ma sellepärast see kursus teengi, et me saaksime uuesti tegelikult teadmisi ja ka nagu tegelikkuses läbi teha harjutusi ja tegeleda oma siis nagu vaimuga ja meelekindlusega, et me usuksime seda, et me tegelikult oleme võimelised, me oleme võimsad inimesed. me oleme nii võimsad, et meil on tükike loojad, et me saame ise luua ennast, aga see ühiskond tegeleb sellega, et me kinni nampida, et me kaotaksime usu endasse, võtta ära meie hingejõud ja panna mõtlema, et me oleme peas. pead saab seadistada, siis pange mängima zombikarpe, siin kohe kõik muutub. pange mängima raadio, minge kuulake kuskilt mingit teadlast. ja ilmselt tehakse selgeks, et tal on mitte keegi ja teadluse saab üle võtta. läbi parasiitide. aga teaduse kohaselt on asi väga segane minule. inimene, kel teadvus eriti palju lahti ei ole, et kuidas nemad vanaks elavad ja samas avatud teadvusega tegelased ei elagi nii väga vanaks. võtame või need Oshod või Maharisid või noh, need on ju nii palju, et kas on mõninga üle 100 aasta, kes on noh, lähiminevikus või siin elanud mõni selline teadnud, ütleme pühamees. see Ernst Budashev rääkis, et seal Tiibeti mägedes on veel, ma ei tea, kus 1000 aastased vanad pidid istuma. Nad ei ole siis, nad on isoleerunud siis ühiskonnas. ei, need on vanemad, need on kokku kuivanud muumiad, miljoneid aastaid. Nad seal mediteerivad seal nii ometi. aga neil on astraalkaela ühendatud. aga selle kohta ma öelda niimoodi, et need, kellest sa räägid, need inimesed elavad kuskil maal külas võib-olla, neil ongi kohast toit võib-olla, nad võib-olla ei käigi linnas või ei teagi, et õhkas aastatud. mu isa oli ka ikka suitsetas ja võttis kärakat ja läheks ta ikka kõvasti, no ega siis, kes meist pühakud on. ta oleks ka 84-aastaseks. Mart pole käinud, vaata, ma olen ta rääkinud nagu väga selle seas juba langevad täpselt need samad teadvel olijad samuti välja. kaua ta ilma suitsuta oleks elanud? just, rohkem. 150. aga ta ei olnud teadnud, ta oli ju tavaline. Mart, ma räägingi, ega need kaua elagi. Need saa kaua elada, sest see mudamet, kuhu nemad on peale astunud, see mudamet on mäda. no ma võrdlen nüüd seda, et kuidas siis, kus see probleem on, miks siis need teadvel olijad ei ela siis kas või 100 ligidale vähemalt. kas sa räägid Oshost endast või? no jah, pühameestest ütleme. et vaata, sinu isa elas maal kodus, ta ei käinud ringi, ta ei olnud linnas, ta ei reisinud kuskil lennukiga, tal ei olnud sellist nagu suurt elu võib-olla, noh, ta oli seal maal looduse keskel, tal oli seal palju puhtam keskkond. aga Osho käib ringiga, seal lennukiga, kuskil saab kiiritust, kuskil tal tehakse veel, ta mürgisööki pakutakse. Osho üldse mürgitati vanglas ära. Läheb linna, pakutakse süüa, mürgine söök, mina ütlen, et söök, inimene sööb seda restoranis. inimene, kes elab maal, sa ei lähe restorani, sa ei saa seda ööki, juba mürgitab ennast. paljud seenmeistrid on üle 100 aasta rohkem. no siis järelikult teadel olu ei garanteeri pikka iga ega.
või ainult siukse rahuloleva surma garanteerida. Näe, vaata, ma jõudsin sulle, näed, vaata. See on see aeg, kus elas sinu isa, vaata, see aeg, näed. Suur vundament, kõik oli puhas, toit oli puhas, õhk oli loomulik, põld oli täis mineraale, oli vesi veel loomulik, onju. Ja see on praegune keskkond. Sünnivad lapsed, neil on selline vundament. Ja nüüd hakkab lõhkuma. Kujuta see betooni, see betoon on siin 5 meetri paksune, aga see on poole meetri paksune betoon. Võta kui valda kätte, lammuta. Kaua saad ära kõik peksad seda. Peksad, aga ta kuskil pragunenud, nurk tuleb ära. Järgmine ikka, siia paned kaak on pragu seisuga kohe jookseb. Teise paned tuleb äkki pragu. Meie praeguse inimeste vundament on sihuke, ta ei pea astuma. Jah, aga nagu need varemgi olid, nagu need ammu need Param Hamsa Yogananda ja möödunud sajandi algupoole, eks ole. Siis oli ka, keskkond oli puhtem ja ikkagi nad ei, ega neist ei olnud keegi, huvitaval kombel. No osa olid, kes olid surematud, sidad. No nemad on ikka siis kusagil isoleeritud ühiskonnas. Marta. Neid ei olnud palju, aga neid oli. Aga kes ühiskonnas on, need langevad välja. Praegu on hästi palju korusid, kes samamoodi, ma ütlen, et söövad liha, hapendavad. Liiges läheb väike sellepärast, et liha tekitab kusihapet. Kusihape lõhub liigeseid, liigese kapsel äigastub, sealt läheb vett läbi enam ja lõpuks tekib veetustumine liigeses. Selg on kange. Kui inimene saab lihast, tal on kõik vaat kanged, ta kuskil külmaga teeb äkki see liigutuse, rebestab ära midagi. Ja enamus suuri korusid ei ole alkoholi, tervine naps. Ma ütlen, et inimene saab alkoholi, ei saa terve olla. Ma rääkisin, 6 kuud kinni kanal. Tal puudub arusaam üldse, mis toimub maailmast. Ja sellist inimest ei saa zombistada. Ja inimene läheb arsti juurde pärast ja võtab oma feeri poest. Ja see nõusis sellega, räägib talle küll, et see kahjulik inimese arvu, sest kõik on väga kinni. Esimene lõpetage ära alkoholi joomine üldse. 6 kuu pärast on lahti kanal. Mõtlesin esimest korda joovastust. Oktoobris lõpetasin joomise 2010 ja aprillikuus tundsin, kui ma kõnin ja ma joovastan õhust, tõmban sõmu sisse ja joovastan. Jäägi ringina nagu oleks pokaali veina rajanud. Mõtlen, väga hea kaif. Ilma rahata, õhust tuleb otse. Miks jooma hakata alkoholi? See ongi see, et läks lahti kanal. Kanal läheb lahti, inimene hakkab saama rahnatsit, kus selle kõige. Siin on eluvägi, kõik teadus. Ja see ühiskond tegeleb sellega, et läbi alkoholi, läbi söögi, läbi kodukeemia, läbi kosmeetika, läbi vee, läbi wifi. Ta võib kinni inimest, et inimene ei saaks aru, kes ta on tegelikult. Ta on põlili maha pandud ja öeldud, et sa pead abi paluma. Ta oli tamatu, kirikusse pane vabandust. Inimene, kes kummardab kunagi kellegi eest, see loovutab oma jõu. Miks isi hävitab inimesi peal põlvili maha? Rohkem energiat inimeste eraduks. Alandamine. Ma soovitan jumalast ka mitte põlitada. Jumalad olid vedada, olid esivanemad. Kas keegi põlitab enne vanaema ees? Aga vanaisa ees? Ja koju põlitab. Aga kas on mingi tähtsust? Üldiselt väga hea teemal põlitus on väga hea ja ei ole sugugi halb. Alati kui inimene ennast alandab, siis ta kaotab energiat. Ega ta ei alanda, kui ta austab ja ülenes seda tüüga, et ta reakti joogani seda peale. No see jooga on üks asi, aga veedad ei põlitanud omades austasid neid, kirjad lugu. Sest nad olid kõik need esivanemad, nad ei olnud, jumalad olidki inimesed. Et kui me tahame treenida õigesti, siis on vaja kõigepealt hakata vett jooma, et meil oleks kõik võlitatud, et me ei lammutaks oma enundeid, luid, hambaid, et meil ei juhtuks sellist ajulabandust, südamerabandust. On vaja järgmine samm, mis me teeme, 2 nädala pärast hakkame siis puhastama enda veresooni, võtame veel letsitiini. No see ei puhasta küll päris hästi, see omega puhastab paremini, aga me hakkame ette valmistama, võtame antioksidante, võtame fermente, ferment hakkab puhastama sellest seedimata massi kehast ja siis me hakkame tegema oktoobrikuus üldpuhastust, mis kestab siis veel 3 kuud. Ja pärast seda, kui inimene on puuteks saanud, kui tal on rakud toidetud, mitte kõht oli täis, vaid rakkude kaudu täis, siis inimene saab aru, et tal on, kui pole vähem toitu, tema immuunsus on tippvormis, seis ja kõdune madame, midagi pisikuid ei ole, pole põletikke ja inimesel on, käib apnika ringi paremini,
ta on vastupidine parem ja tal üldsegi energiat on nii palju, et ta saab aru, et ta tahaks midagi luua. Õhtul on uneaeg, kõik hakkavad ära kukkuma, haigutavad, inimesed mõtlevad, et mida veel teha. Loob midagi, mõtleb, loob suhteid, uurib midagi, arendab ennast. Et tegelikult päev läheb pikemaks ja inimene saab elada iga päev rohkem kui teised elavad iga päev. Ei jõuab rohkem teha. See on nagu hästi hea punkt, kus omale aega saab juurde varuda. Ja poolest tundi iga päev kasutatud aega, söögi hävitamine. Kes kulutab vähem? Hommikul keedab midagi, lõunaaeg keedab midagi, õhtul keedab midagi. Selleks, et ennast umbe süüa ja pärast anda pisikutele toitu, immuunsus maha tõmmata, olla väsinud. Ja siis ongi see, et midagi on, tuleb mingi äärmislik olukord, tuleb vihma, külmetus haige, tööl ei käi, raha ei tule enam, elu seisab. No, kõik on täpselt lihtsalt vastupidi. Ja ma olen selle teise suunas käinud juba 2 aastast täis. Ja ma saan aru, et mida rohkem teise suunas lähen, seda mõnusamaks läheb elu. Seda lahedamaks läheb elu. Ja ma kutsun kaasa sellised inimesed, kes tahab tulla looduse suunas tagasi meie esivanemate juurde, kus meil elasid vägevad esivanemad, kes olid tegelikult veedad. Veeda on siis, ma ütlesin, et veedat näha, nägijad. Nad olid tajutahtid, olid selgelt nägijad. Nad olid päris inimesed. Nad nägid kõike. Ja siis võeti inimesed üle lihtsalt. Lambite siia, kus on praegu olema. Ja siis, kui me räägime tervisest, siis ma ütlengi niimoodi, et selle pulka näete kõik või? Seda, ei näe kõik. Tõuske ühte kord. Näete? Mina näen. Pulk kõrge läks ju. Praegu on tervis on siin. Inimesed ettevaatlikud, astuge üle siit. Tublid, terved olete, tublid. See on tervis praegu. Kus peaks tervis olema? Ma arvan, et siit maalt tõkke jooksul on tulnud. Saa korra, see ei ole enam tervis. See ei pole enam tervis. Praegu on mõõdupuu on siin. Ja kõik mõtlevad selle järgi. Terved olete. Ärge komistage. Ettevaatlikult, ärge niestage ennast. Ärge selkara tõmmake. Saite üle. Tublid olete. Ma ütlen, et ma naera vääristan pärast tervist, sest tõesti tervis on seal. See peaks olema siin. Vähemalt. Kui mitte siin. Ma räägiks ikka ellu jäämisest ikkagi 10-20% jääb vähemalt 10 aastaga ellu. Vähemalt. Kõigis põlvkondades, lapsed, noorukid, kõik lähevad massiliselt. Ja küsimus on selles, rahvastik väheneb tohutu. Ja see ongi praegu, ja ma ütlen, miks? Vanasti enne esimest maailmasõda. Ma arvan, et vähemalt 10 jooksul, sest et haige olek on niivõrd meeletu praegu. Ja tabletid ju paned juurde veel. Kui inimene on maha kukkunud, siis tal ei anta mitte käsi, vaid tambitakse juurde veel. Eriti vaktsiinid ja Aafrikas Kiks juba hoiatab vaikselt ja ise toodab neid. Aafrikas õhk vähe puhtem, aga keskkond sigib neid ikka kordades rohkem peale. Praegu ka nüüd vaktsineeritakse, nad jäävad hiljatuks nüüd. Ma ütlen, et meie eelis on see, et meil inimesed teadlikumad, ei söö enam purksta, ei vaktsineeri ennast. Ja no see mass, kes siiamaani purksa sööb, pitsat, koolat juub, vaktsineerib ka ennast, sööb sai ja kartulit ja käib isegi kõike. Need inimesed kahjuks palju, aga nad jäävad haigeks. Hea uudis on see, et kõige teadlikum osa. Teadlikum osa veel. Mitte teadlased, aga teadlikud. Ja nendega ei saa manipuleerida ka. Inimene ka lahti on. Selles omista, zombikartus omistanud. Te vaadata seda ja naerma hakata. Seda räägitakse. Aga teil ei õnnestu enam zombistada, sest kanal on lahti. Alkohol tuleb esimest tööle tere. Alkohol. Pärast mürgid kõik. Ja miks seal on see? Ma võin teile öelda. Et Leedus oli üks inimene, käis arsti juures ja tal ütleb, pea valutab kabingi. Teate lugu või? Sina tead seda? Ja läheb arsti juurde, et mis teha, pea valutab, et mul vererõhk kõrge. Tal on veits vererõhk kõrge. Räägin tema vormist. Arst mõõdab, ütleb, et ei, normis on korras, et 90, 140 korras on. No mis pea lahub siis? No midagi muud. No kindlasti vett ju inimene. Neerud ta kinni, rõhk läheb kõrgeks. Ja läheb siis koju ja üks meister sealt meilt Leedust ütleb talle, kuule, et rõhk on korras. Küsi, mis rõhk oli? 90, 140. Kus see korras on? See on rõhk kõrge. Arst ütles, korras on. Helistab arstile, siis koos helistasid arstile. Kuulge, et mul on vererõhk kõrge, mis ta normis on? Ütleb, ei normis on. Mis 90, 140 normis? Ütleb, jaa. Kõigil on nii. Siis see meister sealt ütles, et kuulge, aga 80, 120, mis see on? See on igavik. Praegu on uued normid. Küsi, miks?
kes see uusi norme määrab? Rahva keskmise järgi. kui inimesed jäävad haigemaks, normid lähevad nõrgemaks. ma ütlen, et tervis on lastud alla, kui rahvas on seal lihtsalt. kui ma tervise siia panen, siis on kõik sandid. kõigepealt keelata välja invalid, kes töötab tegema hakkab. Sellest hästi tervise norm sinna alla, töövõimeline, töötav, terve. saate aru? ja see ei ole tervis. eks tööjõud on järjest vähem ka vaja. ma tahtsingi öelda, praegu käib, mis asi? käib inimkonna, kes hakkab välja? kasutada võrdesõna. tehnoloogia hävitab inimkonna elu. inimkond tuleb ära utiliseerida. pärast esimest maailmasõda algas suur põllumajandusaeg, hakati uudismaid rajama. oli vaja töökäsi, kes metsa maha võtsid, rajasid uudismaid, uusi viljapõlde. pärast teist maailmasõda hakkas tööstusrevolutsioon. hakati rajama tehaseid, igast sildu, raudteid ehitama. põllud on valmis. enam ei pea metsa raadama. tehased on valmis, linnad on valmis, teed on tehtud kõik. Need on robotid. inimesi pole enam vaja. mis teha inimestega? mass inimesi on üle. suur hulk inimesi on üle. tuleb utiliseerida, maha kanda. kuidas see korraldab maha? hakkame tapma. aga vastu hakkab inimene. kui me ütleme, et inimesed kõik 6 tükki saab ellu, 5 tükki rivisse, 4 ajal 6 vaba. mis suhtub? sõjast läheb. keegi ei taha surra, kõik on vastu. hakkab põgenema, märatama, laamendama. aga teeme vaikselt. hakkame neid utiliseerima, paneme mürki igale poole. hakkame hävitama, et aru saa. ütleme, et pidu käib inimesed on ju. et pidutame, tunneme ennast rõõmu ja paneme peo sisse tüki mürki natuke. et kui siin on mürk. kes tahab võtta mürki? jooge mürki ilmselt, keegi ei taha. nalja teete või? paneme juurde suhkurt siia. sa seda Messi karikatuuri ei näinud täna? ei. Facebookis. 2 meest, üks ütleb, et mis nad selle Messi grupi kinni panid, et me niikuinii mürgitame rahvast toidu ja ravimitega. kui paneme mürgile juurde suhkurt, siis kõik joovad. hea meelega joovad. väga hea ausalt. nii et inimesed on nagu ise, see kanal on kinni, alkohol pani kinni selle ja rohkem mürki selle rohkem kinni abitakse. inimesed antakse mürgi koos suhkurt, magusalt tehakse mürk magusaks, inimesed söövad hea meelega seda mürki ja hävitab ennast ise. nii et. üks anekdoot veel, 3 meest said kokku, üks ütleb, et kuule, rahvastikku tuleks vahetada liiga palju. mõtleb kõik, teine ütleb, et jaa, et aga tuleks seda teha läbi inimeste endi kätega. et ei peaks kulutama nagu. no mõtled veel tükk aega. hea mõte, et nimetame selle meditsiiniks. nii et ma loodan, et siin on vähemalt saad aru, mis toimub maailmas. ja kui kõik lähevad pärivoolu, siis lähebki kuristikku sinna, seal on suur kost ja seal all on see rentsel. me kõik lähme. noh, kes pärivoolu lähevad no,. nii et ellu jäävad need, kes lähevad vastu voolu ja kiiremini, kui see vool voolab. sest see hävitamistööstus on üha võimsam. me peame üha võimsamalt vastu voolu minema. sellepärast lihtsöök ei pea enam välja, lihtsalt kuskile metsa minna ja elada ei pea enam ka välja, sest õhk pole see, seal ei pruugi vesi enam see olla. ja toit ei pruugi ka olla võib-olla seal, metsast ei saa kõike kätte praegu võib-olla. kui õhk puhas on, siis läks kätte, aga meil on nii palju mürke, nii palju parasiite, peaksime saama kokku võimsama toidu üle maailma, et ennast puhtaks teha ja ennast toita. selle suure hävitamise vastu. vot, et homme, kui saab vihma, kes tuleb homme kõndima metsa? kõndima venitama. ja siis läheme ujuma, kes peab ujuma, kes peab jalgupidi ette. keegi ei pea ennast ületama, keegi ei pea ennast haigeks ujuma ega jooksma. aga ma tahan lihtsalt sisse panna harjumuse, et me tegelikult oleme loodud elama looduses. me vanasti ei kandnud neid pakse riideid. meil ei olnud keskkütet. me kohaneme külmaga, jahedega ja mida rohkem ma lähen sinna vastuvoolu, mida rohkem ma välja jätan ennast jama, seda rohkem ma tunnen, et see jahedus. eile õhtul istusin õues mingi +12 kraadi särgi peal, jahe oli. lihtsalt pingi peal tegin arvuti lahti, bensuka kõrval. võtsin Wi-Fit ja päris jahe oli, aga läks meelest ära võtta. jahe oli, siis ma olin küll tegenud arvutis. meil ei tee jahedus midagi. Lähme sooja, soojame üles pärast ja ei teki mingit köha, nohu, mitte midagi ei teki. ühtegi haigust ei teki. kui immuunsus on tugev,
kui sees midagi ei kõdu, ei mädane, kui me tarbime loomulikku toitu ja pisikud on näljas. Räägime veel kord. Iga kord, kui tuleb mingine haiguspuhang, viirus, pisik, siis meie immuunsus peaks selle kohe jaole saama, kohe ära viitama, enne kui nad paljunema hakkavad, enne kui nad keha üle võtavad. Kui immuunsus on ametis kuskil mujal seal, võitleb nende pisikutega, kes on kõdumäda sees, kuumtööbrõud söök ja ikkagi liha, mis mädaneb sees. Siis pisikud on pidevalt, on seal ametis, on soolestikul leukotsitoos ehk kõik leukotsüülid on soolestikus. Seal mädaneb kõik. Vaata minu otsa, ma askan küll liha. Ei. Aga ma käin ujumas ka, ma olen võib-olla ujumas. Kilt käisin sellest. Ja see on soolestikul leukotsitoos, ühesõnaga kõik pisikud tormavad sinna, kõik immuunrakud tormavad sinna, kuna seal mädaneb kõduneb, seal pisikud vohavad. Ja kui nüüd tuleb ülevad igast sellest sisse meie viirus, siis need mehed seal, nad ei jõua siit kinni võtta neid pisikud viirusid. Enne kui nad aru saavad, et siin on ohtlikum olukord, hakkavad sealt ära tulema, aga nemad palju on väga kiiresti. 6 tunniga on nad juba, ma ei kujuta ette, kas 6-kordistunud, 7-kordistunud. Sellest ongi... Ma arvan, et see nisu, suhkur ja kliimad ja kartulid, need ma olen juba 2 aastat välja, need on kõige tähtsamad. Seda maheliha natuke söön. Kas ta on karma ka tegelikult? Karma ka, ehk see karma, räägin karmast natuke. Inimene, ütleme, auto sõidab. Ta joob seal lõntsi, teeb akna lahti, viskab pudeli välja, metsa alla. Vaadake metsa, mis toimub. Läheb mööda 3 kuud, inimene läheb kuskil, peab kinni samas seal auto, läheb teises kohas, läheb metsa pissile, komistab pudelast seal, teeb käe väriseks. Mina viskab välja. Ei, ma räägin karmast. Need on hoopis teised inimesed. Et see karma tegelikult käib igalt poolt kaasas. Komistab kuskil mujal, lööb ära ennast, kukub pähe teist kivi pea lõhki, mis koos pudel viskas sinna maha. Aga karma päristas seda hoopis mujal mingi muu asjaga. Ja tegelikult see kõik toimub niimoodi. Et teeb ise endale. Jaa. Laab on lõksu, mis tegelikult püüab kinni teha hoopis teist kohast teist olukorras. Ta paneb pilti kokku lihtsalt. Kui võtta sellest veest nüüd, et nüüd me siis hakkame seda korelli vett jooma need, kes veel ei joo või? Jaa. Et ongi see, et siis kuna ma raha ei küsi käest. Raha ma ei küsi, sest ma ei taha, et mul tuleks inimesed sinna, kes elavad teist elu, kes tahab elada selle elu, mis ühiskond pakub, mingi sinna spordisaali tekka trenni seal. Aga mis ma teen oma kraaniveeden selleks? Sa võid tuua allikavett või ära käida. Kas sidrun ei tee teda aluseks? Allikavesi ära teha, mis sa ütlesid? No see on maksaartikkel siis, üldjuhul, võid olla. Elamine on nii tore. Elamine on nii mõnus. 30. Iga päev 2,5 liitrit. Nii, ja siis kui palju sinna kulub seda 2 pakki või? Või ühest pakist? No sul üks on 1,5 liitri peal, sul peaks 2 pakki minema. 1,20 € päeva seda vee peale. Kuidas ma lapsele panen nagu, ei tohi klaaspudelisse panen kaasa? Temal on suur kohvikann, see saa sees pärast panen pudelisse. Koolis ju 8 tundi. Pudelisse kaasa. See on vaja ju juurde. Kaasa usse. Tühja kuu peal. Ja mis see hind on? See 5 pakki pluss 1 miinus 2. No, kas saab vastu 5 pakki, saab 6 peale kauba, kes sa taha, saab minu käest 1 pakki. Aga saab soodsamalt juba. 5 korda 18, 26. 18, aga 5-ga, 15, 53. Ütleme niimoodi, kes ta minu käest tahab 1 pakki, saab minu käest kuskil 350 pakki tulema. Kuna see saab kampaania hinnaga, ei pea 5 pakki ostma. Ühesõnaga ma tahaks täna midagi saada, aga mul ei ole... See mõte ongi mul praegu, et kuna ma raha küsida käest ja ma ei taha, et ma tuleks trenni inimesi, kes ennast treenid sandiks saigis saavad. Jaa, ma tahan seda programmi nagu teada, et nüüd ma hakkan jooma nii, mis ma veel pean tegema. Siis ostke välja nüüd Detox, kus on siis lecithiin, assimilaator ja H500 ja pakurallivett. Ja siis läheb meil täpselt täis 75 punkti, see ongi see kuu norm, et teil läheb 5 punkti. Kõike tuleb koha peal võtma? Ei. Detoxi ma hakkan võtma kuu lõpus alles. Siis täna siis ta alustab ainult veega? Ainult veega, jah. Enne müüdi 30 pakki korraga. Müüakse küll, aga see on kallim. Kui sa võtad nagu 5 pükki, saad 6 ilma rahata. Sellepärast ma räägin, et ma ei tea müüa 1 paki sootama hinnaga, kus ma ostsin neid kampaania korras. Muidu oli 18. 18, aga saate 15 euroga, kuna te ei pea... Detox ja vesi, see assimilaator on selle Detox. Ma ostsin 6 pakki. Detox on 4 toodet. Ma saan 1 pakki ilma rahata, selle võrra ma saan vastu hinda arvada. 4 toodet. Et inimesed ei pea siis ka kallimat teile ostma 6 pakki. Saate minu käest siis aga seal on tegelikult vesi ka sees.
kes tahab. Kuu norm vesi on detoxi-boxis. ja, aga see tegelikult ongi nüüd 2 nädala pärast on detox meil alles. Siis me saamegi punktid täis osta. Ja kui ma raha ei võta tegelikult, sellepärast ongi see, et panustage see raha endasse. See ei ole minust endasse. Ja lõpuks on see, mida rohkem inimene tarbib poest toitu, seda rohkem vähem hakkab ostma poest ja mürgist sööki. Ja mida puhtamaks ta läheb, seda vähem hakkab põgima. Sest kõik hakkab omastama. Ei pea enam sööma suuri praekausse ära, et saada kõhtu täis. Kõhtu ei pea üldse täis saama. Peas, et toit on toitav, et ta omastuks, et tal parasiidid selle keest ära sööks. Sool ei oleks umbes, et tal ei oleks glutiinikilet, kartulikilet. Et see kõik läheks verre ja kõik omastuks. Sellepärast ongi poostus. Ja vesi ka, mis kõik kohale viib. Kas sa vee sisse soola paned? Ei pane, ma räägin soolast. Ma olen kuulnud, et soola peavad sööma need, kes liha söövad. Ja toodame ütles, et soolatarbi. Mõtlesin ka, ma tahan soolatarbi. Mul enne oli kogu aeg. Kuulsid krõssu? Üks ainuke tuli. Enne ma tegin iga ordi kaudu, kes krõss nii kõvasti, et seda nädal tuppa ei kuulda. Praegu tuli üks sinna. Ma sõin eile maal kurki soolaga. Himala soolaga. Krõks tuli. Ja vahepeal ma 3, 4, 5 kuud umbes soola tarbinud. Ja ma avastasin, et mul krõksu midagi. Ja kui tuli kurgi kogu aeg, võtsin kurki, harjult soolaga ikka. Himala soola sisse, hakkas prõgisema. Sool ei omastu. Himala sool ei omastu. Gaasimullid oli ma hoopis, mis need krõksu. Gaasimullid? Ei ole. Aga ma sööstan soolaga, sest ma soola söön ja ma olen krõksin enam. Ma arvan, et need samad Himala soolad on kõik anorgaanilised, nad ei omasta. Täpselt minu katsanud. No mis siis peab toidust ära jätma? Toidust? No, et ma ei ütle teile niimoodi, et homsest loobuge lihast, kartulist ja teraviljast, aga lihtsalt, et ma nagunii hakkan tegema pärast sellist nagu nädalat, kus me oleme siis näiteks toortoiduga. Sohkur, nisu, kartul. Põhiliselt piimatood. See küll välja, jah. Need jätke välja, siis on kindel värk. No ma nagunii ei joo, aga kartulit see on küll. Kartul on üks suur asi. Niisu on minu vist kõige juurde. Tomatid, kõllitsad, niisugused asjad. Kartul niisu, no tomat ei ole kõige parem asi, aga kui sa vähe sööd. Võib süüa, aga ta on maavitsaline ka. Maavitsaline. Kartulis on soloniin nagu tomatiski. No, aga kõllits oli siin. Kõllits on hea. Kõllits on hea. Ta on nagu maavitsaline. Aga ikkagi ma soovitan teile mitte poest osta neid mürgina. Mürk tema vaba immuunsuse. Hapendab keha, tekitab vaba radikaale jälle. Eks see ennist rääkisime. Nii et tegelikult homme siis veel tähtis, et kes tuleb homme siis käima. Kus te käite siis? Me ei saa higiseks. Ma tahtsin küsida, kus sobib kokku saama homme? Pirital või? Pirital saab sul ka või? Sa ei saa Pirital tulla? Ma kaotan mitu tundi, ma olen käinud oma karjääri ujumas seal ära. Mul on niikuinii terve päev. Et me teeme niimoodi, ei ujumas küll, aga me teeme venitame, teeme õppime vendima. Mul jaoks riisa palju. Mul on nii tihe päev. Aga sa ei tahaks tulla üldse? Ei, no küll ma ükskord tulen, aga homme on tihe päev. Olgu. Mis kell? 6 või? Et me tahame talv läbi käia ujumas selles mõttes, et ma tahan, et vaata kevadel olete inimesed, kes ei karda külma. Ei haiglas, kui külma saate ja olete heas vormis, sest jube raske on bussis sõita, higistad kogu aeg. Ma üks aasta käisin, talveni käisin ujumas. Pärast aga ei saa kuskil ruumis olla, kui olete pala luua. Hakkas soolist tulema üles. Nii et te võite praegu tegelikult välja osta siis selle detoxi ja koralli vee. Detoxist üksi ei piisa, 60 punktid on vaja ikka juurde võtta. Siis me nüüd 26. oktoober, september ma tahan teha siis selle lahingu detoxist, et me hakkame siis keha turbutama. Me läheme oktoobri alguses lahingusse parasiite vastu oma kehas. Sellepärast siis on see detox on see, mis nagu annab kehale siis jõudu, et ta saaks natuke tugevamaks enne, kui ta läheb parasiitidega võitlema, sest selle käigus võib tervist kehveneda. Kas need loengud ka lähevad sul kuskile? Ei lähe? YouTube'i ja ma ei pane avalikuks, ma olen viitega. Küsige viidet, ma saan teile viite. Ta on üleval, aga ta pole loetelust, ta näed see, kes saab viite ainult. Ja siis ma järgmine nädalast aga teile on ülesandeid. Siis hakkate tegelema siis kodus ise ka oma ülesannetega, hakkate oma meele kindlasti treenima pikka mööda. Hakkab turul üles käima.
nii et kõik laiskused, kõik hirmud hakkavad maha jääma. peavad neist kiiremini jooksma maha, eks.